Tere kuulama, uudistega eetris Rohke Debelak. Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse muudatus teeks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus, arvestades suundumusi, tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigusriigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus soovi korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmis oleval vaktsiinil imevõimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teo korda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist, kuid ei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsioonihange on ka nüüd otseselt neile suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka 4. kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsioonijuhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestis tunnetada peatselt suuri tagasilööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neil valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsanduse arengukavaga. RMK-l on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnukeeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, raiutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult õhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilanss on positiivne. Eetris olid uudised.